Tere, mina olen Katariin. Ja mina olen Reet. Tere tulemast kuulama Talent Hubi podcasti. Täna on meil saatekülaliseks inimene, kellega on Reet varasemalt koos töötanud Wise'is. Olen mina koos töötanud Starshipis ja eks näeb, äkki töötame veel koos kuskil. Hetkel me küll koos ei tööta, aga meil on täna saatekülaliseks Taivo Pungas, kes täna on üks NFT Porti asutajatest ja ka tehnoloogia valdkonna juht. Head kuulamist! Tere, Taivo! Tere! Räägi palun kuulajatele, kes on Taivo Pungas? Ma arvan, et Taivo on muutunud päris palju. Iga aasta tundub väga erinev kui eelmine aasta. Praegu Taivo on ettevõtja, ettevõtte kaasasutaja, isa. Väga palju rohkem ei mahu, jah. Ettevõtte asutaja ja isa sinna, ma arvan, et mõlemad rollid on juba sellised täiskohaga rollid. Aga sa ütlesid, et sa oled ettevõtte asutaja. Võib-olla räägi sellest teekonnast, kuidas sa jõudsid ettevõtte asutajaks? Mis seal taustal on olnud? Ma arvan, kui välja suumida, siis kõik, kui arvestada mu esimest sellist päris töö kohta, mitte seda rannavalve abilist, mida ma 14-aastasena tegin, siis mu esimene selline päris töö kohta oli Microsoft, mis on 200 000 inimest umbes. Siis teine oli Wise, mis oli sel hetkel oli 340 äkki. Sealt edasi Starship, mis oli 100, sealt edasi Veriff, mis oli 30. Ja siis nagu ma iga sammuga olen nagu varasemaks ja nagu riskantsemaks läinud ja mingil hetkel tundus, see oli siis tegelikult pärast Veriffi, tundus, et loogiline samm on ise nullist midagi alustada. Okei, et kas see on nagu teadlik on see väiksemaks minek või sa nüüd tagantjärgi lihtsalt vaatad, et ups, nii on läinud? See ei ole olnud üldse teadlik, see on rohkem, ma arvan, et mis keskkonnas mulle meeldib olla, mis keskkonnas ma kõige rohkem väärtust loon. Võib-olla kus ma vähem mingi konflikti tekitan, vähem frustreerunud olen, on lihtsalt varasem faas. Okei, aga räägi natuke sellest, kuidas sa sinna NFT Porti jõudsid, sest tegelikult see ettevõte ju on oluliselt vanem, enne kui sina sinna liitusid, et võib-olla natuke sellest ka, et kuidas siis saada asutajaks? Jaa, NFT Port tegelikult, tema nimi enne seda oli Sentinel, enne seda oli Sidekick aastast 2017 või 2018, ma ei mäleta. Johannes ja Kasper ja Kristjan, kui ma õigesti mäletan, et oli see esialgne tiim, töötasid siis Sidekick oli selline sinu isikliku andmekogumi peal treenitud chatbot. Mina ei töötanud selle kallal. Siis mingil hetkel nad said aru, et see ei tööta, see ei toimi, kuigi kasutajaid oli päris palju. Siis nad pivotisid. Sealt siis arenes Sentineliks. Sentinel oli deepfake'ide tuvastuse tehnoloogiat arendav ja teenust pakkuv ettevõte. Samamoodi mingil hetkel selgus, et see ei lenda, seal ei ole seda turgu nagu oodati või võib-olla on timing vale. Ja siis sealt pivatiga jõuti NFT Pordini sellise aeg, kus ma tegelikult Johannesega suhteliselt lähedalt läbi käisin ja ise ka tegelikult ka rohkem Web3 kohta lugema hakkasin ja siis sellel ajal või sellel perioodil nende vestluste käigus mulle väga meeldis see tiim, see industry või see tööstus, see tehnoloogia, kõik oli väga põnev mulle ja ma hüppasin pardale. No. Et ma olen põhimõtteliselt, ma olin vist äkki 6 inimene tiimis, et ma olen saanud late co-founder, ma ei olnud nagu esimene või esimese 3 hulgas, nagu tüüpiliselt tiimisid on. Okei, aga tegelikult ma mäletan seda aega, kui sa olid nii-öelda avatud uutele väljakutsetele ja siis kõik ootasid, mis see Taivo siis valis, et võib-olla sa räägiksid kuulajatele ka natuke sellest journey'st ka ikkagi, et üks asi oli see, et sa Johannest juba tundsid ja tundus hea idee ja Web3 huvitas ja tundus nagu loogiline jätk, aga sellele ma mäletan seda blogipostitust ja sellist avalikku kandideerimist, et räägi natuke sellest ka. No see on kunagi mõeldud avaliku kandideerimisena, aga see oli niimoodi, et ma olin Veriffist olin põhimõtteliselt aasta või mingi 14 kuud varem olin ära läinud, et teha oma startup'e. Siis ma tegin oma startup'e, tegin 1, tegin 2, tegin 3, tegin 4, sain aru, et 5, 6, 7, 8 tuleksid samasuguse outcome'iga ja ma sain aru, et mul praegu ei ole mõtet, kas ma ise teen midagi valesti, saan millestki valesti aru, võib-olla ei ole aeg õige, võib-olla ei ole õige tiimi, mis iganes, aga ma sain aru, et mul ei ole seda
4. korras nagu järgmisi mõtet hetkel proovida. Ja siis ma, selles mõttes, et see iseenesest, ma ütlen seda nagu ühe lausena, siis see tundub nagu mingi lihtne otsus, tegelikult see oli mingi kuud mingi enda identiteedi nagu ümber tegemist, sellepärast, et nagu enda peas ma olin ikkagi, et ma olen mingi founder, CEO, solo founder, mis iganes on ju, et ma nüüd siin ehitan nullist üksi ettevõtet. Ja siis, kui ma selle nagu endale, ma ei tea, suutsin enda peas või südames selle muudatuse ära teha, siis ma mõtlesin, okei, nagu mis ma nüüd teen. Ja mul ei olnud nagu mingit hästi konkreetset teesi. Mul oli üks mõtetest oli, et Web3 võiks midagi teha, aga üks põhjus, miks ma nagu seal ei olnud ühtegi startupi ideed ei katsetanud, oli see, et ma sain liiga vähe sellest aru, ma ei olnud nagu selles community's väga sees. Ja igatahes siis 2021 lõpus ma tegin LinkedIni postituse, et mis on nagu see umbes TLDR on see, et tšau, lõpetasin startupide tegemise, otsin uusi asju, see on umbes see, mida ma oskan, räägime. Ja siis päris palju inimesi kirjutasin mulle. Kui palju? Just kui palju see oli, sest meie kindlasti, ja ma lihtsalt mäletan seda, et kõik on, Taivo on saadaval, kuidas me ta endale saaksime, et võib-olla lihtsalt täna meie kuulajad on ka nagu, kes nagu neid postitusi näevad, et mis nad siis tegema peaksid, et saaksid sind. Mul tundub lihtsalt nagu, mul üldiselt on nagu, ma ei taha ennast liiga palju upitada, ma lõpuks rääkisin 40 inimesega, et mul kirjutas natuke rohkem. Ja nendest 40-st ma sain siis ütleme nagu 5 või 6 olid sellised, keda ma sain, ülejäänutega ma sain pärast ühte kõnet, 30 minutit, ma sain aru, et tegelikult see mind ei huvita, nagu ma võin neile kohe ei öelda või meil seal ei ole fitti, mis iganes põhjusel on ju. See ei olnud ka ainult see, et mina ütlen ei, see oli ka nende poolt oli, et kas Taival on midagi pakkuda, mida meil on vaja, on ju, et see oli selline nagu suhteliselt exploratory seal alguses ma pidi enamiku inimestega. Ja siis nende 5-6-ga ma nagu läksin sügavamale, osadega tegin mingisuguseid nagu testaske, kui neil nad olid, tegin enda protsessi läbi põhimõtteliselt. Ja tegelikult lõpuks peale NFT Porti kahe ettevõttega ja ütlen siis, kui ma lõpuks jõudsin sinna, kus mul on ikka oma tabelid, on ju mingi, mille põhjal ma otsuseid teen või mida ma vähemalt nagu kasutan selleks, et oma otsuseid läbi mõelda, siis nagu see oli üliselge vastus. See ei olnud nagu, see niimoodi, et esimene variant või NFT Portiga liitumine tundus mulle nagu 10 korda parem kui teine variant ja teine variant oli 10 korda parem kui kolmas variant, et selle mõttes oli, mul on üldse raske seda otsust teha sel hetkel. Kuigi ma eksploorisin laialt, siis tegelikult lõpuks oli otsus hästi, hästi lihtne. Okei. Lihtsalt hästi põnev oli see ja 40, et see on päris arvestatav kogus, et sa olid nagu täiskohaga ka nii-öelda tööotsija. Mul oli jah 2 nädalat, kus mul oli põhimõtteliselt oli nagu kõik päevad koosolekuid täis ja nagu ma ei ütle, et see on hea või see on nagu, see on päris väsita tegelikult, et kui ükskõik millist koosolekut sa teed, on ju. Ja pealegi endal hakkab pinda käima, kui sama juttu räägid nagu 18 korda või 3 päeva jooksul. Aga samas ma tegin seda meelega ja ma isegi siis, kui tundus, et kui ma nagu mingi LinkedIni või ettevõtte veebilehe põhjal, ma mõtlesin, et okei, ma ei tea, veits lamp. Isegi siis ma nagu otsustasin, et ma nagu annan võimaluse, sest tihti see, mida sa avalikult räägid, ei ole üldse nagu see, mis on tegelikult põnev selle ettevõtte juures või et ma tahtsin nagu näha, mis seal sees on ja sellepärast ma rääkisin paljude inimestega ja isegi mina rääkisin sinuga, sest et sa ütlesid, et ma olen kuskil listis, mis sul on, et kellega sa võiksid rääkida, et sul oli veel endal ka mingi list, kellega sa tahtsid rääkida, et nagu, et seda võib-olla sõna levitada ja kus sa tundsid, et sul on nagu mingid huvide match vist. Ja see ei olnud ka nagu, see ei olnud jah, et ma mingi panen kuulutus üles ja ootan, et inimesed tulevad nagu töötaja kuulutus või mingi väga veider, ma tean, ebatavaline. Aga ma tahtsin kuulda, miks ma sulle kirjutasin Katariin ja osale inimestele veel, et ma tahtsin kuulda, mis on need nagu sellised mitte võib-olla väga laialt tuntud veel nagu väiksed grupid, huvitavad asjad, mis toimuvad, mis ei ole tingimata nagu, ei ole minu networkis isegi, kes oleks näinud seda või kelle poole ma oskan pöörduda, et sellepärast ma tahtsin ka nagu aru saada, mis laiemalt toimub. Kusjuures ma olen juba, ma arvan, mitu hooaega tagasi juba hõikasime seda välja, et ilmselt see maailm liigub sinna poole, et täna nagu ettevõtted panevad kuulutused ja siis inimesed kandideerivad, et see maailm võib vastupidi liikuda, et varsti ongi nagu ettevõtetes on kandideerijad, kes siis sellistele postitustele reageerivad ja kandideerivad nii-öelda ettevõttena tööandjaks.
ma arvan, nagu mingi väikse protsendi inimeste puhul see võib olla tõsi, aga mul on raske näha, et nagu pooled inimesed viitsivad või isegi julgevad või tahavad sellist kuulutust enda kohta kirjutada, et see on ikkagi, eriti on see, et nagu enamik inimesi tavaliselt ei ole selles positsioonis, kus nad ei tööta praegu kuskil, enamasti sa töötad oma ettevõttes, sa paned LinkedIni, et kuulge, ma olen kandideerigi palun mulle nüüd, siis oma tööandja on mingi et millega sa tegeled siin. No LinkedInis on võimalik panna open to work nii, et tööandja ikkagi ei näe, et need teised saavad kandideerida või võtta siis ühendust need ettevõtted, et see niimoodi ikkagi töötab ka seal. Teoorias, aga ütleme, et kui sa juba LinkedIni postitused teed nagu mina, siis see on pluss siis see, et sul nagu rekruuterid tunnevad üksteist, on ju, et sul mingi sõber ütleb, et või CEO-d, founderid, mis iganes, et see sõna levib, see ei ole nagu... No siiski ma ärgitan siin nagu foundereid, kes otsivad võib-olla ideed, mida teha, et ikkagi see toode nagu sellisel kujul ära teha, kus anonüümsus, nii nagu Meet Frankis, et selline natuke nagu selline teitimisvõimalus on, aga siis hästi kandidaadi keskne. Kuule, aga meil on siin selline standardküsimus ka veel, mõni lahe lugu või naljakast lugu värbamisest, et kas ise kandidaadina või siis nüüd värbava juhina? Et on sul mõni, mis meenub? Ma arvan, kõige rohkem siuke what the fuck moment oli selline, et ma olin värbav juht, mul oli äkki see oli mingisugune full stack inseneri või front-end inseneri, mingi selline positsioon. Mu rekruuter oli mul siis screeninud mingisuguse kandidaadi CV nägi välja midagi sellist, et sul on nagu IT-kolledži kraad või IT-kolledži lõpetanud, nimi oli, ma ei tea, mis see täpselt see nimi oli, midagi sellist nagu umbes nagu Peeter Lumi või siuke nagu mingi sügav Eesti nimi. Tundus normaalne CV ja siis läksin kõnesse temaga, kaamera oli kinni, eesti keelt rääkinud, rääkis inglise keelt mingisuguse Filipiini aktsendiga. Ja siis ma olin nagu, kas siin on mingi viga juhtunud või et kas ma vaatasin vale LinkedIni profiili või mis siin toimus. Ja lihtsalt me lõpuks ei saanudki teada, aga ma ütlesin ei loomulikult, sest see nagu seal nagu kaks hüpoteesi. Üks on see, et selline charitable read sellest on see, et nagu ta tegelikult elab Eestis, ta tegelikult on nagu hea inimene, teda diskrimineeritakse tema mingisuguse rahvuse või mille iganes põhjal, siis ta kasutab põhimõtteliselt vale nime või vale profiili. No see on nagu erakordselt unlikely, et see on nii, aga ma arvan, et see on põhimõtteliselt best case. Reaalsus ilmselt on see, et mida ma olen ka kuulnud, eriti Web3-s, kus nagu mingi raha liigub palju, filtreid vähe, talenti puudu, vähemalt sel perioodil oli, et see ongi mingi tüüp kuskil välismaal, teeb endale põhimõtteliselt fake profiili, et saada läbi nendest filtritest kergemini, eriti kui on remote töö, siis ta võib ka töötada mingitel nagu mingi oma aja järgi 2 töösel või mis iganes, millal see on, ja lootis niimoodi siis nagu kõigist faasidest läbi saada ja mul tundub, et tema lootus oli ka see, et ta saab seda kõike teha niimoodi, et keegi mitte kunagi tema nägu kordagi ei näe või et ta nagu kaamerat sisse ei lülita. Ja ma nagu see rekruuter oli välismaalane, ta oli britt ja sellepärast ta ilmselt ei saanud aru või tal ei olnud seda nagu priorit nagu mul on, et okei, nagu kui sul on mingi Eesti kolledži lõpetanud Eesti nimi, sul võiks olla osata eesti keelt, on ju, nagu see ei compute'i, kui sa ei oska. Et see oli, ma arvan, selline top 1 viimase mingi aasta jooksul. Jah, et ikka üllatab, et neid lugusid selliseid on ikka, et keegi kuskilt ka natukene üritab kellegi eest kandideerida või kedagi kuidagi ära kasutada, et nüüd siin on ju lood, kuidas see ChatGPT-ga jõutakse, ma ei tea, mitmenda vooru intervjuudeni välja, et see on nagu minu lühiarvamus sellest on see, et kui su intervjuuprotsess on läbitav ChatGPT-ga, siis on sinu probleem, nagu see on nagu kudos sellele kandideerijale, nagu tee oma asjad ümber. Just, aga räägime nüüd natukene veel NFT boardist, natukene lihtsalt taustaks, et kui suur te olete, kui palju inimesi teil täna on? Ma peast ei tea, 13, 14, 15, midagi sellist seal. Okei. Ja mis on teie võib-olla sellised suurimad organisatsioonilised väljakutsed? Sa mõtled ettevõtte tasemel, et äri tasemel või et üldiselt, kuidas me organiseerime tööd? Ettevõtte tasemel, et mis teil sellised suuremad organisatsioonilised, võib-olla kultuurilised, ma ei tea, inimestega kasvatamisega? No ütleme, kui võib-olla äri kõrvale, et siis on, et me oleme remote ettevõtte ja meil on nagu siin eri aegadel on olnud ajatsoon nagu San Franciscost kuni Filipiinideni, mis on selline päris lai coverage on ju, selline 16 tundi või midagi niimoodi. Õnneks eri tiimides on engineering on nagu rohkem omavahel koos, sales marketing rohkem omavahel koos. Et see on olnud üks suurem challenge, et kuidas sellega diilida ja kuidas ikkagi hästi toimida niimoodi koos.
selles mõttes, et millest me ilmselt hakkame veel hiljem rääkima, et vahepeal meil selline väga kiire kasvufaas organisatsioonina, et see oli keeruline. Aga selles remote töötamise olete kuidagi nüüd enda jaoks kuidagi ära häkkinud või on teil mingit head praktikat, mida teha, sest et see on väljakutse. Me kõik räägime, meie ka ütleme, et olge ikka rohkem remote ja siis on access talentidele, aga tegelikult seda nagu päriselt teha on ikkagi, on keeruline, et just seda kultuuri üles ehitada, seda engagement'i saada inimestelt. Klassika on ju see, et toote inimesed peavad ühes ruumis istuma, et mõtted liiguksid ja kõik see osad, et kuidas teil läinud on? No ma ütlesin, me oleme ära lahendanud selle, et seal on kindlasti meil mingid probleemid alles ja ma arvan, et me vabalt võiksime sinna rohkem selle peale mõelda, rohkem sinna investeerida. Meie praegune lahendus on selline, et me tuleme füüsiliselt kokku üle kogu maailma mingi regulaarsusega, et praegune see nagu setup või praegune meie enda seatud selline printsiip on, et 2 korda aastas. Ja sealt edasi see on minu arust palju väikseid asju, et kuidas sa töötad üldse, et kui palju sul otsuseid ja kommunikatsiooni käib läbi videokõne või koosoleku versus läbi kirjutamise, kui palju sa dokumenteerid asju maha, kui palju sa mis asjad elavad selliselt ajutiselt Slackis versus permanentsemalt Notionis või Confluence'is või mida sa kasutad. Osaliselt ka see, et kui sul on lihtsam remote tööd teha, tegelikult üldiselt ma arvan lihtsam tööd teha, aga remote tööga eriti, kui sul ei ole palju sõltuvusi inimeste vahel ja tiimide vahel, et sul on nagu hästi jaotatud ära, et nagu need inimesed töötavad selle tükiga, nad ei pea väga tihti tegelikult rääkima teise tiimiga, välja arvatud aeg-ajalt kokku leppima mingisuguse interface'i oma vahel. See kõik on ideaal, on ju, see on nagu ma ütlen, meil hästi töötab, aga need on umbes need asjad, mille peale me mõtlema. Kultuuri ehitamise osas, selles mõttes, et remotely on, see on palju asju, mis on nagu mingi naiivne lähenemine, mida sa võid katsetada, okei, teeme videokõne töö ajal, kus kõik lõbutsevad, nagu see on unlikely, et see töötab või me oleme proovinud seda ja see on nagu, kui sa seda hästi teed, kui sa seda hästi läbi mõtled, siis see saab töötada. Aga teisest küljest see nagu nõrk versioon sellest on see, et sa lihtsalt võtad inimeselt tööaega ära kohustuslikult selleks, et teha mingit mitte eriti lõbusat asja nagu 30-kesi, et see jah, et seal on nagu natuke paar levelit mõtlemist vaja teha selleks, et see hästi toimiks. Okei, aga mis on sinu võib-olla, kui nüüd minna selle värbamisteema juurde, et mis on sinu kui värbaja juhi mõtted sellest, et kui palju peab üldse üks juht olema nii-öelda värbaja? Ma arvan, ma olen väga radikaalne selle osas, et ja ma olen vist, ma ei tea, kes Katariinile ma seda niimoodi olen öelnud, aga nagu ma mõtlesin siia autoga sõites seda, et kõik värbajad, kellega ma olen koos töötanud, mul on põhimõtteliselt ei ole olnud ühtegi väga head kogemust, mul on olnud okeid kogemused, nagu rohkem halbu kui okeisid. Ma arvan, minu rollid, mida ma värban, on ka erilisemad, sellepärast enamasti ma värban mingid ülispetsiifilisi rolle, nagu mingisugune sügav tehniline spetsialist, mingisuguse väga kitsas alas või siis mingid hästi nagu ebatavalised requirement'id. Ma arvan, et see on osaliselt selle põhjus. Võib-olla ma lihtsalt olen ise halb koostööpartner, ma arvan, et seal on võib-olla seda ka, ma nagu võin ka endale tuhka pähe raputada kindlasti. Aga minu nagu baseline on see, et ma tean, kuidas mina värban ja ma tean, ma värban hästi, nagu vähemalt mulle tundub lihtsalt isegi peaaegu võimatu teha värbaja tööd hästi. Ma lihtsalt see, kuidas see roll on sõnastatud, minu arust on see, et okei, ma räägin, mille vastu ma võrdlen, on see, et ühe aju sees toimub see, et sa igapäevaselt töötad mingite asjadega, mingisuguse domeeniga, juhid siis seda. Sa tead, mida selle jaoks on vaja, mis inimesi selle jaoks on vaja, mis ennustab nagu edu või mis sorti inimesed thrive'ivad seal. Sa tead, mis on need välised signaalid LinkedIni peal või mis iganes, mis aitavad identifitseerida või ennustavad seda, et see inimene saab selle tööga hakkama. Sa selles, et ma nagu mingi veebibrauserit oskan kasutada, LinkedIn oskan kasutada, okei, see on mingid tööriistad on, mis teevad seda efektiivsemaks, aga et seal on mingisugune loop,
alates sellest, mis on see probleem, nagu see äriprobleem või see tehnoloogiline probleem, mida meil on vaja lahendada, läbi siis kõigi nende sammude rollikirjeldus, mida ma otsin profiilidelt, vaatad, räägid ja siis itereerid oma arusaama sellest, mida, kui sul on üks inimene teeb seda, hiring manager, kui ma üksi teen seda, siis see on nagu, see loop võib võtta nagu 30 sekundit, kui seal sees ei ole kõnet, on ju. Kui seal on rekruuteri sees, siis see loop on niimoodi, et iga kord on koosolek ja nagu miinimum 1 päev põhimõtteliselt. Või võib-olla mõnikord koosoleku sees sa saad seda teha, aga et mul nagu mul põhimõtteliselt tundub, et värbajatöö on erakordselt keeruline asi, mida teha samal tasemel, mida see juht teeks, kui ta paneks oma nagu umbes 4 korda vähem aega ise. Lihtsalt sellepärast, et see juht nagu 24/7 mõtleb nende probleemide peale ja värbaja tavaliselt ei mõtle 24/7 selle peale. Ta ei tööta nende inimestega koos. Ta ei näe neid inimesed, ta ei näe seda industrit. Mõnikord on see, et kui sa oled 10 aastat oled värvanud nagu mingit sorti niši inimesi, sul on network seal ja nii edasi, siis võib-olla siis sa oled nagu konkurentsivõimeline. Kui sa oled geneeriline värbaja, kes tuleb sisse, ma ei tea, mul on mingisugune nagu masinõppe researcher, mingi transformer mudelite peal, nagu lihtsalt unlikely, et keegi suudab selle nagu 2-3 tunniga nagu endale selgeks teha, mis on see, mida õppida. Ja see on see, miks mul on olnud halvad kogemused. Või et see ongi nagu, ütleme jällegi minu lootus on see, et see ei ole minu süü või mitte ainult minu süü, vaid et mulle tundub see päriselt on raske probleem ja ausalt öeldes ma ei tea nagu, kuidas inimesed teevad seda, et kuidas värbaja saab värbaja saab töötada nagu. Okei, aga siit ma loen ikkagi välja, minu küsimuse juurde tagasi tulles, et sinu jaoks on nagu juht igal juhul peab värbama, sest et tema on selles sees, et miks ma seda nagu küsin, on see, et ikka meie juurde ka tullakse ju vahepeal ja teiste värbajate juurde ka, et too mulle need kandidaadid, et sa ju tead, et mul on seda rolli vaja, et too mulle ja siis ma umbes vaatan seal lõpupoole või ise nagu ei taha väga palju commitmenti panna selle värbamise sisse. Just, sest tihtipeale oodatakse ka värbamisagentuurid ja palju agentuurid ka töötavad niimoodi, et nad ju testivad, mõõdavad kõik asjad ära ja sa näedki nagu võib-olla nagu viimast, ma ei tea, 3 kandidaati, eks. Et kogu see protsess on enne ära tehtud, kui see jõuab juhini. Ma arvan, et selline lähenemine saab töötada mingite rollide puhul. Sa palkad, sul on 3000 klienditeenindajad, sa palkad inimesi samasse rolli 3001 kuni 3500. Tõenäoliselt see rekruuter, kes on seda varem teinud, ta teab seda, tal on nagu, sa saad pipeline üles ehitada, sul on suhteliselt standardselt, sul on palju andmeid varasemate performerite kohta. Ilmselt siis on võimalik seda teha. Google on suhteliselt, minu arusaama järgi on suhteliselt palju pannud sellist kvantitatiivset analüüsi sellesse, et mis ennustab performance'it ja kuidas seda värbamisprotsessis arvesse võtta. Aga jah, nagu minu kontekst, ma igaks juhuks ütlen, et ma arvan, et see on väga ebatavaline kontekst, kus mina olen värvanud. Ma olen värvanud eelkõige enamik oma rolle, kus ma olen üldse kokku puutunud värbamisprotsessiga, on olnud faasis, kus ettevõte ise kasvab nagu mingi 100% 3 kuuga, 200% 6 kuuga või midagi sellist. See ei ole koht, kus enamik inimesed tavaliselt on. Aga ikkagi ma arvan, et nagu, võib-olla see on ebasobiv analoogia, aga et kui sa valid endale romantilist partnerit, sa valid endale naist või meest, valid abikaasat, siis nagu, kas sa ootaksid seda, et sa istud laua taga ja siis keegi toob sul nagu sõidub sealt eest läbi 30 minutise koosolekuga, saad otsustada, et jah, nagu mingi teen pakkumise ära või? Swipe'id parema vasakule. Kinda jah, aga nagu, et see ei ole päris nii tõsine otsus kui abielu, aga ma lihtsalt, ma isegi suuda ette kujutada seda, et ma ei oleks involved ja see on kusjuures, mul on olnud kõige sügavamad konfliktid mul rekruuteritega vahepeal niimoodi, et see on nagu mul on olnud sügavad konfliktid värbajatega, ma arvan spetsiifiliselt sellepärast, et nemad ootavad, et nad saavad üksi töötada ja ma olen ülifrustreeritud, sellepärast ma tean paremini, nagu ma tean, mida ma otsin, ma tean, et ta ei saa aru, ma näen, et ta ei saa aru, mida ma otsin. Ja ma üritan seda sinna sisse panna talle nagu seda infot, et kuule, nagu teeme teistmoodi ja ta ei võta seda. Ta ei ole nõus sellega, ta lihtsalt kuidagi nagu ei kuula mind ja minu nagu suurim frustratsioon tegelikult vist ongi olnud või kõige halvemad kogemused ongi olnud sellised, kus värbaja kuidagi nagu ootab, et ta saab ilma minuta töötada, mis on nagu vastupidi ka vaata, et nagu, või ta on harjunud, et juhid ei viitsi tegeleda sellega, ma ei tea, me lihtsalt
jah, minu jaoks see maailm, ma saan aru, et enamik nagu paljud juhid võib-olla nagu ei taha olla nii involved, aga minu jaoks ma isegi suuda ette kujutada seda, kuidas sa saaks töötada. Kusjuures me oleme mõlemad Katariiniga sellega nagu 100% nõus, see ei saagi juhtuda. Selles mõttes see tegelikult ei saagi juhtuda ja tegelikult meie Talent Hubis ka seisamegi selle eest, et see on tiimitöö, mis me nüüd siis nagu nii-öelda, mida see värbaja tegelikult meie meelest nagu teeb, on ta võtab selle aja ära, sest et kui sul on nagu, ta võib küll võtta sinul nagu endal 4 korda vähem aega, aga ettevõtte, ma ei tea, juhil on seal töölaual veel nagu niikuinii neid asju, mida ei jõua teha ja kui sa veel isa ka oled lõpuks seal, siis seda aega on nagu võimalikult vähe. Aga see ei saa minu meelest mitte kunagigi toimida niimoodi, et värbaja istub kuskil omaette ja värbav juht istub kuskil teisel pool ja nad omavahel kokku ei saa. Mul võiks nagu anda punkt sellest, mida mulle kui mul küsitakse, siis ma toon seda välja, et nagu mis minu suhe värbajatega on. By the way, mu abigas on värbaja endine, nii et ma olen suhteliselt intiimselt ka nagu seotud igasuguste värbamisteemaliste diskussioonidega, nagu üldiselt ja ma olen temaga rääkinud ja nii edasi, et ma tingimata ei esinda tema arvamusi siin, ma arvan, me oleme paljus asjades üldse mitte ühel nõul. Aga mul oli üks selline periood, kus ma palkasin 4 kuu jooksul alates värbamise alustamist kuni inimeste liitumiseni, siis palkasin 10 inimest endale tiimi. Ja siis mul oli teine periood, kus see 4 kuud siis oli, ma töötasin ilma värbajata või ma töötasin ise selle kallal. Ise sourcisin, ise tegin seda protsessi kõike läbi ja nii edasi. Ja siis mul oli teine periood, kus ma arvan, see oli umbes sama pikk periood, nagu 4-5 kuud, kus ma tegin hiring managerina, tegin 60 intervjuud, 60 korda 1 tund. Ja ma töötasin värbajaga koos ja nendest 60 ma palkasin 1 inimese ja kogu selle perioodi peale palkasin 1 inimese, mis on siis nagu 10x, 100x halvem tulemus ja see on see, minu meelest see näitab seda, et kui see collaboration ei ole hea, siis sul võibki olla nagu 10-kordne tulemuse vahe. Ja muidugi, aga kindlasti sinu puhul on aidanud ka see, et sul on oma nagu personal, nagu persooni bränd, pluss see ka, et ma tean, et sul on oma network inimestest, keda sa usaldad ja need on nagu ära listitud ja et kellega saab ühendust võtta, mis on jumala okei ja seda meie ka alati soovitame igal pool oma blogides ja inimestele, et värvatigi esialgu, et sealt ongi lihtsam värvata. Sinna ma võib-olla tahtsin jõuda, et sealt, kus sinu networki piir läheb, sealt lähebki raskemaks, et tõenäoliselt sul endal läheb ka sealt raskemaks see värbamine, et edasi sa ei suutnud enam uuesti seda sama tulemust nende samade kuudega teha tõenäoliselt. Ja see on kindlasti tõsi ja see absoluutselt nõus, et kui sa oled oma networkist välja lähed, siis see on väga suur erinevus, alates sellest, et kui palju su outreach'i vastu võetakse kuni selleni, et nagu, kas need inimesed võtavad sind tõsiselt, kas nad teavad sind varasemast, kas nad usuvad, et see on mõistlik koht, isegi kui nad ettevõtted ei tunne, esimest korda kuulevad seda pitchi. Ja see on selles mõttes, et see on nagu asi, mida sa varajases faasis mul pead ära kasutama ja see on loogiline ja see on see, kus see suur osa sellest, kus see hiring manager saab väärtust tuua. Ma ütleks, et mul on nagu mul ei ole, ma ei pea kuskil nagu Excelis mingit listi inimesi, kellele helistada, aga ma samas, et aeg-ajalt töötan inimestega koos või õpin tundma kuskil üritustel või mis iganes. Ja siis, kui ma otsima hakkan kedagi, siis ma hakkan nullist mõtlema nagu oma networki läbi, et keda ma tean, kes võiks olla siia hea fit. Yeah. Peas on list või nagu LinkedInis on see, et sa saad minna vaadata seal LinkedInis, kes sul need connectionid on. Ja paned filtri peale, et first connections ja siis otsid seal, kuigi nagu mul on üks väga-väga tugev, nagu väga-väga võimas, tehniliselt väga tugev tuttav, kes ei ole isegi LinkedInis, nii et teda näiteks ma pean meeles pidama eraldi. Aga kuidas sa valid inimesi? Et ma saan aru, et sa rääkisid sellest tehnoloogilisest osast ja kõik see pool, aga mida sa veel vaatad lisaks sellisele tehnoloogilisele poole, mis on selline üldisem osa? Natuke sõltub, mis rolli ma palkan, et enamik rolle, mida ma olen palganud, on olnud sellised, kus põhimõtteliselt võimatu või erakordselt kallis on leida inimesi, kellel on mingi 5 või 10 aastane kogemus. Ala 2018 aastal palgata inimesi, kellel on masinaõppe kogemus või siis deep learningu kogemus. Eestis oli neid umbes 3 või 4. Täna on rohkem, aga sel hetkel oli väga vähe. Kõigil väga tugevad võimalused, mida muud teha üle Euroopa, üle maailma, veel hullem, et saab mingi võistled DeepMindi Google'iga
et selles situatsioonis kuidas ma lähenesin, oli see, et ma otsin inimesi, kellel on tugev matemaatika ja programmeerimise baas, mis on sellised nagu alusoskused, siis tugev kiire õppimise võime ja motivatsioon siis seda sama teha. Ja üks asi, mida ma nüüd nagu tagasi mõeldes või nüüd, mis ma olen endale lisanud, on sellistes tehnilistes rollides, aga ka üldisemalt on coachability. Kas inimene tahab ja on valmis muutuma, sest enamasti sa ei tule täpselt õigelt taustalt, täpselt õige suhtumisega, täpselt õige mingisuguse, ma ei tea, tehnilise või mittetehnilise toolkitiga, ei tunne õigeid inimesi, ei käi õiget üritusel, mis iganes see on parasjagu sinu rollis, ei tööta piisavalt kiiresti, töötad liiga kiiresti. Et seal on nagu, sa pead olema valmis muutuma, kohanema selle olukorraga. Kui seda ei ole, siis ükskõik kui hea sa oled, siis nagu varem või hiljem võib juhtuda see, et sa lihtsalt sa ei sobi sinna sellepärast, et kuidas sa töötab, mitte sellepärast, et mis su skillset on. Ja kuidas need kaks võivad olla väga sellised üldised kõikides rollides, nii see õppimisvõime kui coachability, et kuidas sa neid tuvastad? On sul mingid head küsimused, mida küsida, mis oleks ka meile kuulajatele võib-olla väga head kasutada? No ma arvan, et mu parimad otsused või parimad hire'id tulid selle pealt, ma tundsin neid varem ja mul oli nagu intervjuuprotsessi väline või sellele eelnev varasemast teadaolev põhjus uskuda, et nad õpivad kiiresti. Aga tegelikult ma olen ka palganud inimesi, keda ma varem ei ole tundnud. Mida sa vaatad, kui sa õppimisvõimet vaatad, on nagu, mis on impressive asjad, mida on teinud lühikese ajaühiku jooksul. Hakkasid oma ettevõtet tegema, tegid 6 kuuga, jõudsid mingisuguse milestone'i, mis on põnev. Võib-olla täiesti mitte nagu äriga seotud. Mingisugune tehniline projekt, mida sa läbi viisid, kus sa jällegi alustasid nullist, hakkasid uut domeeni õppima, jõudsid kuhugi. Jällegi, see on nagu, kui sa tegid 10 aastaga versus 2 aastaga, seal on väga suur vahe ja sama asi, et sa pead vaatama, nagu jagama selle ajaühikuga selle läbi. Ja siis vastavalt sellele, et mis selles rollis on nagu relevantne, et kui sa vaatad näiteks mingi product marketingi, mis on asi, mida ma olen palganud ja ma esimest korda elus põhimõtteliselt nagu nägin seda rolli, siis ma ei tea, et kui sa oled oma blogi või oma YouTube'i kanali loonud, sa oled seal mingi X progressi teinud, mis ajaühiku jooksul, kui sa nullist alustad, et selline nagu võimekus omandada uut domeeni lühikese ajaga ja konkreetsed näited sellest, kuidas sa oled seda varem teinud. Et kui ma küsin sult, et konkreetne intervjuu küsimus, mida küsida, et ütle mulle midagi, mida sa tegid nullist kuni mingisuguse nagu tugeva tulemuse või sinu enda jaoks väga impressive tulemuseni kiiresti, siis kui teil ei ole ühtegi näidet selle kohta või kui need näited, mis ta toob, on sinu meelest nõrgad, siis see ei ole eriline evidence. Coachability kohta see üks Johannes jagas muga, see oli vist Bill Campbellilt see küsimus, aga et sellest küsiti ilmselt, kas sa oled coachable? Ei olegi vaja midagi keerulist sinna leiutada. Jah, et ma arvan, et see on ka mingis mõttes nagu commitment, et kui sa ütled intervjuul jah, siis sa nagu, ja siis sa pärast kuidagi nagu, sa ei saa nagu meelt muuta või see on nagu, sa paned ennast see on expectation management hoopis, jah. Just. Aga sa saad ka follow up'ida vaata, et okei, nagu ma olin selline, ma sain sellist feedbacki, ma muutusin. Et sa saad ka konkreetsete story'd ja konkreetsete näidetega seda nagu jälgida, et see on mingi üldine printsiip intervjuudel on, et nagu sa võid üldise küsimusi küsida ja siis konkreetseid näiteid selle sama asja kohta. Väga head küsimused. Taivo, ma läheks korra sinna värbajate juurde nüüd tagasi veel, et ma olen nüüd aru saanud, värbajad sulle väga ei meeldi, sulle ei ole väga head kogemused olnud. Kujutame ette, et sul on siin ees nüüd üks coachable värbaja, siis võib-olla lihtsalt räägi, milline sinu jaoks oleks see ideaalne värbaja või mida sa ootad koostult värbajaga? Ma kõigepealt parandan ühe vea, mis sa tegid, et mulle meeldivad värbajad, ma olen abielus värbajaga, aga ütleme nii, et sul ei ole siis tööalaselt professionaalsel tasemel väga head kogemust, aga sellest on sul... Ja ma oma abigaasega meil ei ole kunagi professionaalset suhet selle mõttes olnud, et ma olen natuke selle peale mõelnud ja ma olen nagu
ütleme, ma olen pidanud seda ka tegema, et kui me oleme päriselt jõudnud sellise punkti mingi värbaga, et okei, kuidas me siis koos töötame ja mis on hea, siis mis see kõige olulisem asi algusfaasis on, et nagu kasutada maksimaalselt ära minu kui värbava juhi kõiki ressursse, mis mul on. Mis on minu network, minu mingi isiklik bränd, ma tean inimesi, ma üritusi korraldada, mis iganes, seal on nagu, võime brainstormida 30 erinevat asja, mida me võime teha, rankida selle järgi, mis me arvame, mis selle impact on, kui kiiresti me nagu sellega kuhugi jõuame ja siis võrrelda siis seda selle vastu, mida see värbaja, kui ta oleks üksi, või noh, ilma siis minu nagu ressursse kasutamata, mida ta läheks tegema siis puhtalt selle rolli descriptioni põhjal. Ma pakun, et enamasti see nendest 30 ideest nagu umbes 8 heal juhul oleks see, kus me läheme nagu niisugust nagu laia ilma minu nagu mingi involvementita informeeritud sellist värbamist tegema. Ma arvan, teine suurem asi, et kui me juba läheme sinna, kui me oleme exhaustinud minu networki või näiteks on DevRel, Developer Relations on siis selline nagu inseneridele marketingi roll. Eestis on umbes 3, märksan LinkedIn sisse Eesti riigi filtriga, Eestis on 3 inimest, kes isegi nagu matchivad sellega ja ükski neist tegelikult minu meelest ei olnud nagu päris see, mida me otsisime. Et selles situatsioonis sa pead lihtsalt minema, mul ei ole networkis, isegi Eestis ei ole üldse ja siis nagu peame laiaks minema, Selles situatsioonis minu meelest oluline on teha esimesed iteratsioonid nagu minutitega, tundidega, et selle asemel, et mingi teha ma ei tea, tunnine kick-off kõne, kus me paneme asjad kirja ja siis nädala aja pärast näeme uuesti. Jällegi, nüüd ma räägin sellest situatsioonist, kus sa ei ürita palgata 1000 inimest 2 aastaga, vaid sa üritad palgata nagu 1 inimene nädalas järgmised 12 nädalat, mis oli minu reaalne situatsioon eelmise aasta teises pooles. Et seal nagu kalendriaeg on ülioluline. Efektiivsus nagu per tund efektiivsus ei ole oluline, vaid nagu iga kuupäev, mis edasi läheb, on nagu aeg raisatud sinu jaoks. Ühesõnaga, mida teha siis, et selle asemel, et teha kick-off kõne ja siis minna mingisugusesse nagu, et siis me otsime nädala aega, siis me räägime uuesti ja siis me vaatame ja siis blablabla. Vaid teha sama asja, ainult et need tsüklid, põhimõtteliselt sellised iteratsioonid ei ole mitte nädala aega, vaid on nagu esimene on 5 minutit. Vaatame koos nagu kõnes käime üle profiile. Võib-olla teine on nagu tund aega hiljem, siis nagu üks on veits mõelnud, hire manager on veits mõelnud, recruiter on veits nagu researchi teinud, käime veel nagu jälle üle. Ja siis siis nagu mida selgemaks mõlemale poole saab, seda pikemaks, et tsükkel saab minna. Ja see on mingi hetk nagu sa jõuad olukorda, kus nagu mõlemad saavad väga hästi aru, mida te otsite ja siis saab suht hands-off olla, siis nagu saab suhtelt independently töötada ja siis saab olla see nagu värbamisprotsess, mida sa greenhouse'is runnid ja nagu on mingi efektiivne blablabla. Ja midagi veel, mis ma siin lisada, aga ma unustasin nüüd ära selle. Väga hea, ühesõnaga, et see kiirus oli see, mida sa nii-öelda, et täna põhiline probleem sinu jaoks on see, et tehakse mingisugune pikk kõne ja siis on väga pikk paus on ja siis järgmine etapp ja palju aega läheb nagu alguses kaotsi. Ja kalibreerimine jääb puudu. Kalibreerimine on olemas, aga lihtsalt nagu, kui mul on 3 kuuga vaja palgata 12 inimest ja kalibreerimine võtab 6 aega, siis me oleme raisanud 1/3 mu budgetist ja nagu raha kõrvale jättes, see on mu aja budget, see on kõige olulisem asi selles situatsioonis on ju. Jällegi nagu ma arvan, et kui startupid, skaleerimisfaasis startupid kõrvale jätta, paljudel juhtudel see ei ole tõsi nagu ja mingid partnerid, kellega mul on töötab, välised recruitment partnerid, nende jaoks ongi see, et nad on harjunud, lähevad ettevõttes sisse, neil on 2, 3, 4 aastased projektid, kus nad nagu alguses ehitavadki nagu kuid ehitavad üles seda suhet, neid pipeline, neid rollikirjeldusi ja nii edasi. Mul kahjuks ei ole seda luksust, et ma ei tea, keda ma 3 kuu pärast tahan palgata, ma tean, keda ma tahan praegu palgata. Ma tean, see on osaliselt ilmselt see, miks ma olen halb klient või halb partner ka tegelikult värbajale. Aga sinu jaoks on erinevus ka, et kas on nagu see värbaja on sul in-house või on ta väljaspoolt ja igal juhul ei toimi sinu jaoks? Ma ei taha üldistada, nagu ma usun, et see saab toimida. Lihtsalt mul ei ole suurepäraseid näiteid. Ma arvan, et on olemas väga head värbajad. Lihtsalt mul ei ole olnud, mul ei ole ka palju andmepunkte selle mõttes. Lihtsalt ma ei ole ise väga palju, nagu mul ei ole sellised success stories'id värbajatega koos. In-house versus external, lihtsalt vaadates kõiki neid nagu see, mis see nagu värbajana sinu challenge on, kui sa paned sinna juurde veel selle, et sa pead ettevõtet ja kultuuri tundma õppima, siis see lihtsalt on nagu, teeb veel massiivselt raskemaks seda, et ma arvan, et lihtsalt agentuurina või väljastpoolt
on nagu ekstra raske see probleem. In-house'ina ma arvan, on see lihtsam. Täna on sul olnud tegelikult võimalus, teil on raha kaasatud, investorite poolt on soovitused uhkeid välismaa agentuure kasutada. Kas see võib-olla lihtsalt kõigil ei ole seda võimalust, on võib-olla mõeldud, et ma nüüd lähen kuhugi ja võib-olla on see nüüd koht, kus ma kasutan seda välismaa agentuuri. Kas sul on mingisuguseid häid näiteid, mis on nagu hästi läinud või mis ei ole töötanud või jah? Noh, häid näiteid mul väga palju ei ole. Sellest me oleme aru saanud, häid näiteid ei ole. Aga kusjuures ma lihtsalt ütlen, et ära karda nagu öelda seda, et ei ole, sest meie eesmärk on ka, me näeme tegelikult värbaid, ega nii nagu igal pool, ega arenduses tehakse ka väga palju kehva tööd ja värbamises tehakse ka väga palju kehva tööd. Ja ma ei tea, meie nagu nii-öelda Talent Hubi üks nagu mõte ka, me tahamegi pakkuda paremat värbamist ja selleks ongi vaja välja vahel öelda, crap töö on nagu, et siis saab nagu sealt paremaks minna, et sellepärast me siit ka nagu üks põhjus, miks me siit kutsusime, et see challenge iksid neid värbaid ka, meid kaasa arvatud. Jah, ma lihtsalt ei taha, et jääks mulje, et ma olen nagu, et negatiivne või et arvan, et nagu värbamine kui nagu ala või midagi sellist oleks halb, lihtsalt ma arvan, et see on väga raske. Nõudlik. Et see, jah, nõudlik ja mina olen selgelt nõudlik oma partnerite osas, selle osas. Ma ei mäleta su küsimus nüüd. Küsimus oli nüüd nende 5 soovitatud agentuuride kohta, et kas on midagi, mida õppida sealt? Tegelikult enne kui me võtsime ühe agentuuri ja see tuli nagu suhteliselt sellise nagu, mitte nagu tugeva, aga sellise korraliku soovitusega. Me valisime 3 soovituse hulgast valisime ühe pärast mingi paari kõnet ja nagu mingi vestlusi meie plaanide osas. Hinna osas olid kõik põhimõtteliselt nagu võrreldavad, seal mingit vahet väga ei olnud. Eks me valisime rohkem sellise nagu, milline koostöö tundub, et kõige suurema tõenäosusega õnnestuks. Lõpuks minu meelest see faktor, mille põhjal ma valisin, oli see, et see oli väiksem ettevõte, seal oli, ütleme, et 2, kes mul lõpuks õelal jäid kõige rohkem olid, üks oli nagu mingi 500 või 1000 inimest äkki ja teine oli mingisugune 100 ringi äkki. Ja see 100 ringis ettevõtted, seal see nagu, nagu see account manager ei olnud nagu ainuke inimene, keda ma nägin, et ma rääkisin CEO-ga ka ikkagi osaliselt sellepärast, et meil oli see intro läbi investorite. See nagu üks asi, mida ma õppisin, on see, et ma arvan, et see, mida ma siin räägin, et see, et minu värbamissituatsioonid on väga ebatavalised olnud. Ma arvan, te teate ilmselt paremini, aga nagu startupide kohta ilmselt normaalne, nagu globaalselt väga ebanormaalne värbamise nagu kontekst. Ja ma ausalt öeldes, ma nagu enne seda, kui me võtsime välise agentuuri, see oli see hetk, kui ma nagu ettevõtte sees, ma vastutasin HR-i eest, ma nüüd vahetasime Johannasega ära, nüüd on tema. Ma olin juba otsustanud, et ma ei taha agentuuri eest, ma teadsin, et nagu seal on hunnik probleeme. Ja siis me saime aru, et nagu me ei nagu ega meil palju alternatiive ka ei ole, ütleme niimoodi. Igatahes me võtsime selle agentuuri ja me olime ilmselt optimistlikud selle osas, et kui kiiresti on võimalik see koostöö toimima saada, kui palju seda mingit alates nagu kultuurilist konteksti, et sul on inimesed, kes on UK-ast, inimesed on Eestis, nagu mis pluss siis selle ettevõtte kultuur ja see industry ja nii edasi, et kui kaua sul tegelikult läheb onboardimiseks, siis teine see sama kalibratsiooni asi, nagu kui palju effortit see peaks alguses panema kalibratsiooni, jällegi neil oli mingi standardprotsess, ma usaldasin neid, nagu nad on agentuur, nad teevad kogu aeg klientidega koostööd, nad teavad, mida nad teevad. Ja nad teavad, mida nad teevad, kui on nagu normaalsem klient kui mina või et kui ei ole nii erakordne nõudlik situatsioon, nagu meil oli, et me tahame väga lühikese kalendriaega palgata. Ma ilmselt oleks pidanud palju rohkem pushima seda, et me alguses palju agressiivsemalt paneme lühikeseid tsükleid ja koos aega sellesse, et kalibreerida. Saite talendi, keda otsisite? Ma arvan, et me äkki minu arust me koos värbasime või alustasime, me muutsime seda projektis nagu skoopi ka üle aja, kui me nägime, et mingid asjad ei tööta, aga alguses me vist plaanisime 12 inimest palgata nendega koos, ma arvan, et me äkki umbes selle suurusjärgu palkasime ära, aga nendest, keda me palkasime, umbes 1 oli nende sourcitud. Ehk siis põhiline väärtus, mis siin oli lõpuks
pipeline'i rannimine, mis ei ole nagu see pole, it's not nothing, aga see ei ole ka nagu päris see, mida ma ootaksin sellisest nagu full service agentuurilt. Ja nüüd sa tead, mida teha teistmoodi. Vähemalt selle võib-olla said kaasa, et kui sul on teinekord selline sama olukord on, siis mida sina saaksid ka teha teistmoodi, et ma arvan, et see kogemus on ikkagi võib-olla vajalik sulle. Ei, absoluutselt. Ma arvan, et nagu üks suurim asi, mida ma saan teha teistmoodi, on mitte teha nii agressiivset hiring plaani, et ma nagu... Ka see on mõte selles mõttes. Seda tahaks täitsa paari aasta pärast küsida su käest, et kuidas selle osaga läks. No eks me näe, eks elu dikteerib selle, et kui palju nagu... mis on see nagu strateegiline otsus, et kui palju sul vaja värvata on, aga jällegi see, et ma ilmselt, kui ma üldse toon agentuuri sisse, siis mitte selles faasis, mitte nii väikses ettevõttes, mitte nii nagu fluiidses faasis, et kus ma nagu selles mõttes, kui te küsiksid neilt, nagu me selgelt ei olnud head partner, meil ei olnud algusest peale täpselt selge, mis on see set roll, me muutsime seda üle aja, me muutsime, nagu ütleme, siis täpsustasime, vahepeal muutsime seda, et mis see nagu spek on, et selles mõttes ka, et nagu startupis ikka, et sa ei tea, mida sa teed päris, et sul on veits kaost, see on normaalne, sina oled harjunud sellega elama, aga kui sul on vaja nüüd nagu kokku leppida kellega mingi partneriga mingi asi, siis see on nagu, sul on keeruline neid commitment'e teha ja pidada ja selgitada ja kogu aeg update ida, et okei, ma nüüd üleeile õhtul duši all olles ma nagu tegin siukse muudatuse oma mõttes ja nüüd ma pean selle nagu kommunikeerima neile. Nojah, tegelikult on olemas igasugust teisi lahendusi ka, et sa ei pea endale in-house'i ka võtma, seal on vahepealseid lahendusi ka, et sa saad kellegi võtta endale nagu ikkagi juurde ka nagu selleks ajaks, on ju, ta on käinud sinu oma... See agentuur nagu, oligi selline. Nad olid 3 inimest nagu 3 kuud või 4 kuud, alguses oli plaanis 6 kuud, aga me nagu lõpetasime varem ära. Aga et nad olidki nagu assignitud full-time meie juurde, ainult meiega töötasid, tegid nagu meie onboardingu läbi, et selles mõttes nad olidki, see oligi nagu see vahepealne. Aga ikkagi võib siin jälle tulla tagasi selle remote töö juurde ka. Et ega see on ka võib-olla selline, et ta ei saa sulle duši alla kaasa tulla, aga võib-olla see kõrval olev inimene nagu saaks palju kiiremini. Hommikul võtad kohvi ja räägid juttu ära, mis sa mõtlesid. Ma arvan küll. Ma arvan, et selline nagu, täpselt see on see asi, mida remote'is on väga raske teha, siuke asjad, mis ei tundu nii oluliselt, et koosolek teha sellepärast või mingi emaili kirjutada, aga mida sa räägiksid, kui sa kohvinurgas näeksid. Nagu see on ilmselt aitaks kaasa. Nii, aga meie aeg on hakkamas läbi saama, aga meil on viimased 2 küsimust sulle. Need on kiired küsimused. Kiired tähendab see, et mina küsin ja sina vastad esimese mõtte, mis sul pähe tuleb. Esimene vastus. Ei pea pikalt põhjendama. Aga vaatame, kuidas sellega läheb. Esimene küsimus on sinu lugemis- või kuulamissoovitus. Ma raamatuid ei ole suutnud lugeda nüüd oma väikse lapse kõrvalt päris tükk aega, mis ei ole otseselt tööga seotud või mida ma niimoodi nagu hinge või lõbu pärast loeksin. Esimene lugemissoovitus, mis mulle pähe tuli, oli üks blogi, mis mulle väga meeldib, marginalrevolution.com. See on 2 majandusteadlast, kes igasugust asjadest kirjutavad, ja mitte liiga kuivalt või akadeemiliselt. Ma soovitan sealt brausid veits. Ta on veits nagu feed ka, et sa saab iga päev tuleb midagi, sa saad nagu selle dopamiini hiti sealt kätte. Kes sind inspireerib? Kes mind inspireerib? Ma vaatasin neid küsimusi, mis mulle ette valmistasid. Ma oleks pidanud panema seda sinna sisse, sest ma nagu juba, see ei ole mu nagu mõte, mis automaatselt tuli, aga see oli minu esimene mõte, mis tuli. Et üks neist, see on põhimõtteliselt sama vastus, et üks neist 2 nagu autorist seal blogis, Tyler Cowen, ta on nagu ühest küljest on ülikooli professor ja ta nagu akadeemik, teisest küljest ta on seotud väga, väga paljude mitte akadeemiliste projektidega, mis on nagu päris maailmas põnevat impacti omavad, et inimesed võid ise lugeda, et ma pikka vastust ei tohtinud anda siin, nii et ma hoian detailid endale praegu. Aitäh sulle selle sisuka podcasti osa eest ja aitäh selle eest, et sa siia üldse tulid, nii et ja soovime sulle kindlasti edukat värbamist ja tulevikust edukamaid värbamiskoostöid ka nii-öelda selle ametinimetuse kandjatega. Aitäh, loodame, et kui tulevikus räägime, siis mul on midagi positiivsemat või toredam lugu ka rääkida. Aitäh sulle!